Jagatud juhtimine. Ma ei tea, mida see tähendab. Jagatud juhtimine on selline mitmekülgne väljend, mida võiks mõista erinevad inimesed erinevat moodi. Direktor juhib kooli tegevust ja koordineerib seda, et kõik klapiks ja tal on abiks õppejuhatajad, kes koordineerivad veel tihedamalt õpilaste tegevust, aga loomulikult on õpetajad, kes arvavad, et nemad on need tegelikud juhid ja siis loovad oma reeglid. Ei ole see teadlase tüüp, kes nüüd seda defineeriks, aga jagatud juhtimine on igas organisatsioonis olemas, ta ei ole üldse muidu organisatsioon. Ei ole võimalik, et juhtimist ei ole jagatud. Ja meie koolis on ta ju kindlasti paigas. Meil on allüksuste juhid, meil on ka juht on klassijuhataja, aga need on juhid. Kui nüüd edasi minna, natukene laiendada seda, siis mina paneksin sinna punktiks 1, et see on usaldus. Et on usaldatud sind juhtima, aga kui nüüd veel laiendada seda, siis mina arvan niimoodi, et ilmselt ei antagi juhtida mitte kõigile. Juhil peavad olema ka mingisugused väga kindlad omadused. Ta võib olla väga hästi koolitatud, väga kõrgel tasemel, aga ta ei ole juht ja temast ei saa ka juht. Mõeldes, kui nüüd võtta ennast osakonna juhina, et kindlasti see jagatud juhtimine esiteks minu jaoks tähendab osakonnasisest tublit ja tugevat koostööd, nii et me juhime kõik tegelikult seda osakonda. Et arvan, et hea juht oskab niimoodi vaikselt need ülesanded ja kohustused ka oma osakonna liikmetele üle delegeerida, samas mitte ise kõrvale jäädes. Ja samas kõik juhid koos. Jällegi on see jagatud juhtimine näiteks ühise eesmärgi nimel, et me juhime kõik koos seda kooli, et ma arvan küll, et meie koolis toimub see hästi. Ja samas, kui nüüd juht, nagu Ellen ütles, et ka klassijuhataja on juht, et õpilaste juht, et jällegi me juhime koos seda protsessi nii õpetajad kui õpilased koostööna. Ja kui Ellen ütles, et see juhiks olemine on tõesti oskus ja usaldus, siis ma arvan kas või enda minnalt, et see on ka mingi enese täiendamis- ja enese leidmisvõimalus või enese arendamisvõimalus juhina kindlasti. See metoodika nõukogu jaoks näiteks. Ja ma olen alati seda meelt, et mitu pead on mitu pead ja koostöös tulevad head mõtted ja arengud. Et mitte mingil juhul ei tohi nüüd see organisatsiooni juht minna üle oma keskastme juhtide. Tema hakkab järsku juhtima mingeid ülesandeid jagama oma allüksuste juhtidele üle selle nende vahetu juhi nagu. Siis võivad ka tekkida täiesti kaosed, pinged ja mida iganes. Et seda ka kindlasti ei saa olla. Et näiteks kui Raili nüüd valiti keskastme juhiks, siis tema teab täpselt, millised probleemid on just tema hallataval üksuses. Ta oli reaalõpetaja. Ja kõige parem. Kui tuleb keegi väljast näiteks keskastme juhiks, minu meelest on see täiesti välistav. Meie koolis teatud määral on jagatud juhtimist. Sekkuda võib, aga juhtimine ei saa olla kunagi täielikult jagatud. Juht delegeerib asjad nendele inimestele, kes sellest asjast teavad hästi ja siis teevad need asjad ära ja toimib kõik. Väga laiali ju ka ei saa asja ajada. Siis läheb asi kaootiliseks. Mina arvan nii, et hea juht on see, kes ülesanded ära jagab ja samas jaksab kontrollida, et kõik toimib ja kõik inimesed võtavad enda mureks selle, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Ehk et hea juht on teenäitaja. Ja mina arvan, et meie koolis toimib see päris hästi. Arvan, et see ei ole nagu selles mõttes kinni makstud vastus, aga ma arvan, et tegelikult meie koolijuht
oskab väga hästi juhtida ja mulle tundub, et kui meie osakondade tööd analüüsida, siis on samamoodi, et heas osakonnas teevad tööd kõik. Juht on pigem see, kes koordineerib ja annab infot ja kutsub koosolekud kokku, aga kui kõik võtavad asja vastutada, siis on asi väga hästi ja pean ütlema, et minu osakonnas toimib see küll. Kas jagatud juhtimine on klassis ka? Õpilaste hulgas, gümnasistide hulgas? Võib-olla võiks olla rohkem, aga ma arvan, et praegune õpilasesindus teeb ka tööd nii, et nad räägivad lehes endast palju, nad kutsuvad rahvast kokku. Eks. Ja ma arvan, et tegelikult see toimib järjest paremini, et ei ole meil olnud nii tugevat õpilasesindust kui hetkel. Mina ei mäleta oma vähese tööstaaži. Ma arvan, et me natuke erineme traditsioonilisest ajakirjandusest, nii nagu inimesed võib-olla on harjunud meediast rohkem võtma või meediat teinekord halvustama, et meie kooli ajaleht nagu pigem on vahendaja ja võib-olla võiks meil probleeme rohkem käsitleda, aga ta on nagu meie kooli nägu, ta on meie kooli kroonika võib-olla rohkem kui ja siis võib-olla ta niimoodi varjatud kujul tegelikult juhib ka, aga ta eesmärk ei ole see, et me tahame muuta kellegi arvamusi, pigem võib-olla panna mõtlema ja rääkida sellest, mis meie suures majas juhtub. Jah, elada võiks nagu tahaks ja mured ei peaks summa millesti ja sinu tegusid ei pandaks pahaks ja sõltuma ei pea kellesti. Aga kui leid, kui metsik hoone, kui liit, kui metsik hoone, elada võiks nagu tahaks ja mured ei peaks summa millesti ja sinu tegusid ei pandaks pahaks. Kõrbekodkas sinu initsiatiivad, emotsioonid täna avakoostmadesse viivad lagete, no sest et nende ümbertiigad ning õppeliitu vaadates meil on häbikuna õppeperiood on selleks korraks läbi. Just kui Hollywoodil kohustus happy end veel kastab tegelete, vabalangemise töökelend, valge tööde häigin, sest et päeval pakub huviuni. Tšau, et kõik klubi nüüd valib tööd. Soe. Ootas tänne rõõmu, soojust tänne rõõmu. Soojust tänne rõõmu, soojust tänne rõõmu. Soojust tänne rõõmu ja vabadust, kas veel on kõik su soovib hakkama?